No ma võin tuua kõigepealt niisuguse hästi hea näite, et meil tõenäoliselt kõigil on selliseid kogemusi, et on seltskond, kas on see töökollektiiv või võib-olla on mõnes peres niisugused jõuluõhtusöögid ja alati, kui sinna saabub mõni inimene, kes tõenäoliselt hakkab rääkima sellest, et mis on halvasti, kes on haige, kes on surnud, mis ei ole nagu õnnestunud ja kui alates või lõpetades sellega, et meie riigi juhtimine on halb ja ilm on halb, ühesõnaga räägib absoluutselt kõigest sellest, mis ei ole nii, nagu võiks olla. Kuidas õhkkond muutub? Negatiivseks? Eks ole, see levib. Ja tegelikkuses õnneks on ka vastupidi, et kui tuleb sinuga samasse ruumi inimene, kes särab, kes on kõigepealt iseendaga rahul, siis see rahulolu ja see positiivsus tegelikult läheb üle ka teistele inimestele, et sa juba häälestad teised inimesed ka selle peale, et noh, tegelikult on küll seal kevadel see jube vastik külm tuul, aga ikkagi kevad on. Tähtis on see, et on kevad, päike paistab. Maailm sinu jaoks on samasugune, nagu sina ennast näitad ja nagu sa ise ennast tunned.